Et siis tere kõigile ja ma tänan esiteks kõiki, kes osalesid seal Tallinna koosolekul siis 28. ja kes oma palvetega ja ka igal muul viisil seda natukene toetasid. Et tahan öelda, et selle koosoleku teema jätkub siis uuesti, kui me oleme Tallinnas kuu lõpus. Aga täna ma tahaks jagada natukene jätkuks eelmisele teemale, mis meil siin eelmine kord olime, kui me siin koos olime. Ja ka kui jumal annab, siis järgmine kord. Aga ma tahaksin kõigepealt julgustada teid sellega, et kui meil oli täna siin väga hea ülistus ja ülistasime siin, siis ma palusin, et Jeesus ka tuleks meie keskele. Ja siis ta ütles, et ta ei tule, sest ta on juba. Hästi selgelt nagu ütles, et ma juba olen siin. Et hoiame selle fookuse siis selle peal ja siis lisaks sellele mul tuli südamesse jagada üks väike tunnistus alguseks, mida ma tegelikult olen kindlasti ka jaganud ennem, aga võib-olla kõik ei ole kuulnud seda. Ja see kuidagi ühildub eriti nagu selle ülistuse ja kõigega, mis me siin täna siis teeme. Et ma usun, et me oleme väga palju lugenud Jeesusest ja kuulnud ja kes on piiblit siin uurinud ja meil on siin omad õpetused ja asjad, aga me tihtipeale võib-olla unustame ära, et meil on antud võimalus olla temaga koos kogu aeg. Ja üks asi on teadmised temast ja see, mida me õpime, teine asi on siis koos olemise aeg ja see, et sa võid teda väga isiklikult ja väga lähedalt tundma õppida. Ja nagu me näeme, et Jumala sõnas Jeesus rääkis ka tihti tähendamissõnadega, kui ta oli siin maa peal. Ta ei rääkinud otse alati, vaid ta rääkis tähendamissõnadega. Ja siis osad said aru, osad ei saanud aru, siis ta tõlgitses neid. Ja mina ka samamoodi olen mõelnud, et miks teinekord, ma usun, et see on kõigiga nii, et Jumal ei räägi nagu otse kõiki asju, vaid ta kuidagi annab sulle mingisuguse vihje või mingisuguse sellise tähendamissõna või mingisuguse võrdpildi. Ja väga lihtne oleks, kui ta kõiki asju alati otse räägiks. Ja minul oli selline kogemus kunagi temaga, mida ma nüüd tahangi siis praegu jagada. Ma tean, et ma olen seda rääkinud varem, aga ma olen täitsa kindel, et kõik ei ole seda kuulnud. Ja see kogemus just nimelt avas väga tõsiselt mu südamesilmad selles suhtes, mida tema tegi Golgatal minu jaoks konkreetselt ja mida üldse ta tegi inimeste jaoks. See oli ilmutuslik arusaamine sellest, kuigi ma olin varem juba kohtunud Jeesusega, aga see lõikas täielikult nii-öelda nagu minust läbi. Nii nagu piibel ütleb Jumala sõna kohta, et ta on nagu kahetereline mõõka, mis tegelikult nii-öelda lõhestab hinge ja vaimu ja seal veel muidki asju. Aga minul oli see moment oli täpselt selline, et ma sain äkki aru, kui tihti me hakkame jälle nii-öelda ise kuidagimoodi armu ära teenima. Ja me ei saa nagu aru sellest, et me ei saa mitte kunagi mitte millegi ega mitte kellega Jumala armu ära teenida. Me ei saa välja teenida seda mitte kuidagi. Ja minul oli väga ekstreemne juhtum ja oli siis selline juhtum, et mul oli üks periood, kus ma väga otsisin Jumalat. Mitte, et ma praegu ei otsiks, aga see oli selline eriline aeg, kus ma võtsin väga palju ööpäevas aega palveks ja tundide kaupa selles mõttes palvetasin, sellepärast et ma ei saanud aru, miks Jumala sõna ütleb ühtemoodi, aga tegelikult paljud elud on nagu teistmoodi, et me ei näe nagu Jumala väeavaldusi ja me ei näe, nagu siin tänagi palvetati, et Jumal nii-öelda imede ja tunnustähtedega kinnitaks sõna. Et see oli väga kohane palve just, sest ma olen ette valmistanud natukene südames siin ka konkreetselt sellest rääkima. Ja siis oligi nii, et mul oli selline palveaeg, kus ma väga otsisin Jumalat ja teda nagu väga ei tulnud ka kohe, et ma ikkagi pidin pingutama ja küsimusi esitama ja aega võtma temaga koos. Ja siis ühel hetkel
ma tean, et see on väga ekstreemne tunnistus, mis ma nüüd räägin, aga ärge ennem eelarvamuste kimpu sattuge, kui ma lõpetanud olen, sest see võib tekitada alguses natukene sellist küsimärki. Aga kuulake, kui ma jõuan lõpuni. Ja järsku kuskil kella 3 paiku või 2 paiku, vabandust, öösel, ma siis palvetasin. Jumala vaim väga selgelt äkki ütles mulle, et sa kogu aeg palvetad, et ma annan kõik, issand, sinu kätte ja ma annan ära oma elu, et ma saaksin sinu elu ja võtan vastu kõik selle, mis sa oled mulle andnud ja tee, mida sa iganes tahad ja läkita mind, kuhu sa iganes tahad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga kas sa nagu päriselt ka oled valmis selleks, mis ma sulle ütlen nüüd? Et kas sa tegelikult ka seda teed või sa lihtsalt räägid? Ja ma mõtlesin, huvitav, mis siis nüüd tuleb. Ja ta ütles, et kas sa oled valmis täna öösel kell 3 surema? Minu juurde ära minema. Tähendab, mitte kuskile pahasse kohta, aga kas sa oled valmis sellest elust füüsiliselt lahkuma? Ma veel kord ütlen, eelarvamusi ei tohi tekkida, kuulake lõpuni mind. Ma tean juba, suudan lahti mõnel inimesel. See ei ole nii hull, kui te arvate. Minu jaoks oli see väga hull. Mul oli 5-aastane laps, magas seal samas teises voodis ja teine laps oli mul, oli vanavanemate juures ja kui Jumala, see oli väga selge, kuidas ta seda ütles, et kas sa oled valmis lõpuni minema? Kas sa tõesti oled valmis kõike tegema, mis ma sulle ütlen? Et olla mulle sõna kuulalik. Kas sa oled valmis oma elust praegu välja astuma? Ja ma teadsin sel hetkel, et kui ma ütlen jah, siis ma lähen minema ja ma ei tule tagasi enam, mitte nii nagu esimene kord, kus ma sain armu ja tulin tagasi. Ma lähengi minema päriselt ja vaadake ise, kus hakkama saad ilma minuteks. Ma mõtlen lapsed ja nii. Ja kui ma ütlen ei, siis ma tegelikult ei ole valmis lõpuni minema. Ma tegelikult armastan oma mina, minu ego, minu elu, minu asjad, on ju, minu raamatud, minu nõud, minu riided, mis iganes veel. Ma tegelikult armastan seda elu ja ma ei ole sõna kuulalik. Ja vaata, kui sa oled nagu palvetanud ja laulnud, et Jumal, mis iganes. Võta kõik ja tee, mis sa tahad. Ja siis ta ütleb, okei, palun, mul on sulle ettepanek. Tule ära minu juurde. Jäta oma plaanid, kus see ja teine ja tule ära. Siis järsku saad aru, et tegelikult sa oled lihtsalt sõnu loopinud. Sa ei ole tegelikult südamest aru saanud, mida sa tegelikult räägid, mida sa tegelikult ütled. Ja mul on aega tund aega mõelda. Öösel ka veel üksinda. Laps magas ja siis ma mõtlesin, et kui ma ütlen nüüd jaa, siis ma teadsin oma sees, et Jumal võtab tõsiselt seda. Ja ta võtab mind ära lihtsalt. Kui ma ütlen ei, siis ma olen läbi kukkunud. Ma olen testist läbi kukkunud täielikult, sellepärast, et ma olen silmakirjalik. Ma räägin ühte, palvetan ühte, aga tegelikult ma ei ole valmis lõpuni minema, kui vaja on. Ma ei ole valmis oma elust loobuma füüsiliselt. Mitte, et me seda peaksime. Me ei pea oma füüsilisest elust loobuma, sest muidu Kristuse ihuna me ei saa ju tema missiooni täita siin, eks ole, selles mõttes. Ma kindlasti ei taha, et me noores eas füüsiliselt siit ära läheme, sest siis meie nii-öelda töö jääb ju tegemata siin maa peal, eks ju, et me ei hõlju ju vaimus ringi ja ei kuuluta evangeeliumi pärast seda, kui me oleme ära läinud siit ilmast, on ju. Et see ei ole ka piibellik. Ja siis mul oli tund aega mõelda. Ja siis, kui kell hakkas 3 saama, siis ma ütlesin Jeesusele, et ma ei tule mitte kuskile. Ma ei ole valmis selleks lihtsalt. Ma ei taha. Ma olen päris täiesti aus. Täna on siuke päev, mitmel põhjusel, et täna võib rääkida, et nii nagu asjad on. Ja ma ütlesin, et ma ei taha, sellepärast, et mul on nii palju teha veel. Ja kes siis teeb neid asju ja mul on lapsed, keda ma väga armastan ja kõik muud asjad, et ma ei tule. Ma ütlesin talle ei ja pärast seda ta ei öelnud ühtegi sõna mulle. Ja siis ma jätsin magama ja tõusin hommikul üles ja päev läks nagu läks ja ma tundsin ennast täiesti sõnakuulmatu ja läbikukkuna. Ma tundsin, et ma ei teinud oma testi läbi. Tundsin ennast halvasti. Mõtlesin, et kas üldse Jumal hoolib must täna, kui ma olen tegelikult ainult rääkinud, aga ma ei ole teda teinud, mida ta nüüd reaalselt ütles.
Ja siis täpselt 12 tundi hiljem, nii-öelda päeval kell 2, Jumal hakkas uuesti rääkima minuga. Ja see on huvitav, et kui Jumal teeb sinuga teste, ta kunagi ei ütle, et see test on, sest see poleks muidu test, eks. Ta ei ütle sulle seda, sellepärast et ta laseb sul läbi minna sellest päriselt. Ja siis kell 2 järsku oli kõik see selline läbikukkumise tunne ja kõik see äkki võeti niimoodi ära plaksust. Ja Jumal vaim ütles, et sina ei peagi sellest hinda maksma ega sõnakuulelik olema, et mulle meelepärane olla. Sellepärast, et keegi teine tegi seda sinu eest juba. Ja võt siis ma oleks nagu kaikaga vastu pead saanud. Sest mina nii mõtlesin, et mina pean ka maksma hinda iseenda eest, et olla sõnakuulelik ja vastuvõetav Jeesusele. Ja tema ütles, et keegi teine tegi seda juba sinu eest. Jeesus tegi seda. Tema maksis juba sinu eest hinna. Tema oli lõpuni sõnakuulelik ja läks ristile loobudes oma elus sinu pärast. Sina ei pea seda enam tegema. Sa saad selle ainult vastu võtta, mida tema on sinu jaoks teinud. Sa saad ainult selles elada, mida tema on sinu jaoks teinud. Aga sa ei pea, sa ei saagi mitte ühtegi asja teha selleks, et olla vastuvõetav Jumalale. Vaata, mingi test, huvitav on ju. Ei olnud nii hull, nagu te arvasite, eks ole. Algus oli hull, pärast ei olnud nii hull enam. Aga minu jaoks oli see väga hull. Te ei kujuta ette, mida ma see 12 tundi tundsin. Te ei kujuta ette, millest ma nagu läbi läksin. Aga mis mu võitlused olid, mis mu mõtted olid, mu kahtlused, mis asjad kõik ründasid mind sel hetkel. Ma olin nagu mingisuguses pimeduse augus. Ja siis, kui ta ütles, et sina ei saagi seda teha. Sa ei saa mitte ühegi teoga teha seda, et olla vastuvõetav isale. Sest Jeesus tegi seda juba sinu eest. Sa saad selle ainult vastu võtta, mis ta tegi. Siis mul oli piinlik, et ma nii tobu olen selle koha pealt, et ma jäin uskuma kõik, eks ju. Siis mul oli tohutu tänumeel ja armastus, aga ma sain ilmutuslikult aru sellest. Kui tihti hingevaenlane, me saame vabaks ja ta on juba kohal, et tegelikult sind sellest armust kõrvale võtta kuidagi moodi, panna sind tundma, kannatama süütunnet, tundma, et sa ei ole piisav, tundma, et sa ei ole armastatud, et Jumal võib-olla ei hooli sellepärast, et sa ei ole piisavalt palju võib-olla palvetanud või mis iganes teinud. Ja see on niivõrd lihtne, kuidas selle väga selge nii-öelda risti alla tulemise ja risti all olemise ja kõige selle vastuvõtmisel, mida Kristus tegi Golgatal, kui lihtne on tegelikult vaenlasel seda ära röövida meie käest. Uuesti ja uuesti, pannes meid justkui midagi jälle uuesti ära teenima. Ja ma tahaksingi natukene sellest rääkida, et ma tegelikult väga sooviks. Ma ei soovi, et teie läheksite sellisest testist läbi. See oli väga kohutav test tegelikult. Ma ütlen, te ei kujuta ette, kui kohutav see test oli. Aga pärast see lõpp oli väga hea, kui ma sain sellest aru. Ja tundsin oma sees seda, kuidas Kristuse arm on meie kõigi üle ja me saame seda ainult vastu võtta. Aga ma siiski soovin, et me kõik võiksime saada sellise sügava ilmutuse Jeesusest ja sellest, mida tema on teinud. Et me ei laseks vaenlasel panna ennast jälle orjaikkesse. Panna uskuma, et me peame ise ka midagi juurde lisama. See on väga lihtne tulema muide. Mul on kirja koha alustuseks. Johannes 1. kiri, 1. peatükk. Ja ma loen ette siin lihtsalt 7. salmi. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega. Ja Jeesus Kristuse, tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Väga lihtne, eks ole. Meil on osadus üksteisega ja meil on see, et Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Isegi kui me teeme midagi, me tunnistame selle temale ja me saame puhtaks. Aga nüüd ma räägin natuke sellest, mis on siis see, mis tahab, me eelmine kord natuke alustasime selle teemaga, läksime mõistuse kõrgistustest ja nii, aga mis on siis see, mis tegelikult tahab ära röövida, meie nii-öelda sellise vabaduse Kristuses või sellise vaba olemise, nii nagu ma just rääkisin, et see on nagu lihtne tulema, et me tahame jällegi kuidagi nagu
ära teenida seda või nii. Ja ma kõigepealt loeksin ette kirjakoha, see on kiri roomlastele ja loeme siit siis loeme 10. peatükist ja võtame siit siis lihtsalt 17 salm. Ma pean täpne olema, sest ma siin targad piibliõpetajad istuvad ja kuulavad nüüd praegu, kontrollivad igat sõna, mis räägin. Nii et ma pean näpuga järgi ajama. Sorry. 17 salm. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Ja see on väga lihtne, kui me niimoodi nagu mõtleme, aga samas me näeme, et keegi kogu aeg proovib midagi muud sulle ka rääkida ja tegelikult ei tule mitte ainult usk Jumala sõnakuulmisest, vaid tuleb ka nii-öelda negatiivne usk või uskmatus tuleb ka mingitest muudest kuuldustest. Ja sellepärast ma olen pannud siia mõned sellised väiksed punktid kiiresti kirja, kus ma siis tahaks jagada seda, et kui sa oled kuulnud ja vastu võtnud, see on nagu esimene selline hoiatav asi. Ma tahaks korraks lihtsalt veel mainida seda, et esimese Moosese raamatus 3. peatükis, kui tuli nii-öelda aias, tuli siis hingevaenlane inimesele valetama ja röövima, siis ta ju ei öelnud kordagi, et Jumal pole olemas või ära usu, mis sinul räägib, vaid ta läks sellisele peenele kompromissile, kus ta nagu pani kahtluse sinu ja Jumala vahele, natukene moonutades seda asja, mitte täielikult eitades. Ta ei öelnud, et Jumalat ei ole, mis sa siin käid, vaid ta ütles väga selgelt, et kas Jumal on tõesti niimoodi öelnud. Ehk siis ta moonutas seda sõna. Ja sedasama teeb samamoodi täna. Nii et kui me räägime, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõna kaudu, siis me peame mõistma, et Jumala vaim teeb elavaks sinu sees ainult enda sõna, mitte sinu sõna. Saad aru? See on nüüd väga peene asi praegu, millest ma räägin tegelikult. Et me ei näe kuskil piiblis, et Jumala vaim ilmutab või tuletab meelde seda, mida keegi teine on rääkinud, vaid ta ütleb konkreetselt, et Jumala vaim ilmutab ja tuletab meelde, mida Jeesus on rääkinud, mida sõna on rääkinud, mis on sõnas kirjas. Ja teine asi, mis ta ütleb, ta kinnitab seda, mida sõna ütleb. Imede tunnustajatele, kusjuures. Ta ei kinnita kellegi teise sõna, näiteks minu sõna lihtsalt, kui ma räägin lihtsalt iseendast. Ta ei kinnita seda. Ta kinnitab Jumala sõna. Ja sellepärast on äärmiselt oluline, et me mõistaksime, et kui kuskilt on keegi meile aganaid külvanud ja tahtnud moonutada, mugandada Jumala sõna meie sees, siis see ei toimi lihtsalt. See muutub lahjemaks ja ta ei hakka tööle. Ta ei hakka tööle ja nagu me eelmine kord ka rääkisime, see on hästi oluline, et me saame vabaks igasugustest mõistuse kõrgistustest, mis ei lase meil tegelikult käia selles vabaduses, milles Kristus on tahtnud, et me käime ja mis ka ei too esile nii-öelda, et imed ja tunnustähed saaksid tulla, sest ta kinnitab sõna, nagu ma ütlesin. Ta ei kinnita mingit arvamussõnast. Ja sellepärast on hästi oluline, et sina ise, see kõlab võib-olla lihtsalt, aga see on tegelikult väga tõsine asi. Katsud läbi, mida sa tegelikult usud. Kas sinu usk on selles, mida Jumal sõna ütleb? Kas sinu doktriin, sinu arusaamine on sellega kooskõlas, mida piibel räägib? Või sa oled omandanud kuskilt mujalt mingisugust lahjendatud, mugandatud doktriini, mis tegelikult ei hakka su elus tööle ja viib su lõpuks pettumuseni? Ja seda on väga lihtne tegelikult kontrollida, kui sa hakkad lugema tõsiselt piiblit. Mina lugesin vanasti niimoodi piiblit, et ma võtsin siin mingi peatükid, lugesin need läbi. See oli kõik väga huvitav, mõnikord jäin tukkuma ka, alati nagu, ma ei tea, ei olnud võib-olla väga elav see. Aga nii kui ma hakkasin võtma nagu enda jaoks teemade kaupa, siis muutus asi tohutult põnevaks. Ma võtsin ühe teema ja ma uurisin seda läbi piibli, ma võtsin teise teema ja ise uurisin.
üksi päine täis, ma isegi ei vaielnud kellegagi. No tegelikult mõnikord vaidlesin ka. Mul oli abikaasa ja meie peamised vaidlused olidki ainult piibli põhjal. Vaidlesime maa musta piibli üle, aga see tema tundis minust paremini piiblit. Mingi ajani muidugi, aga küll ma kasvasin siis järgi ja siis me vaidlesime piibli pärast väga palju. Aga mis ma tahan öelda, punkt 1. Tee oma sõnale, mis on sinu sisse külvatud, audit. Mõni teab võib-olla, mis see sõna tähendab. Vaata, kas sa usud tegelikult nii, nagu Jumala sõna ütleb. Või sa oled mingisuguse arvamuse, kellegi arvamuse, mäletate, miks ma ütlesin teile, et kui inimene räägib oma tõlgendussõnast või oma arvamussõnast, siis ta peaks seda ütlema, et see on tema arvamus, mitte rääkima seda kantslist Jumala sõna pähe. Ma tean, see on keeruline, ma kordan selle üle. Meil on kõigil mingid arusaamad ja tõlgendused Jumala sõnast. Aga kui see on minu tõlgendus sõnast, siis ma pean ütlema seda, et see on minu tõlgendus, mitte ma ei räägi seda Jumala sõna pähe. Sellepärast, et eriti noored kristlased, nad on väga usaldavad, nad on suuammuli, nad kuulavad, mida sa räägid. Ja kui sa räägid nüüd järsku omavolilist tõlgendust Jumala sõnast, siis ta võtab selle Jumala sõnana vastu. Aga see ei muutu seemneks Jumala sõnast tema sees, mis hakkab ühel hetkel head vilja kandma, vaid see muutub üheks aganaks, üheks surnud asjaks. Sellepärast, et seal ei ole Jumala sõna elavat kandet. Ta ei kanna elavalt Jumala sõna ja asjad ei toimi. Ja siis sa pettud, miks asjad ei toimi. Kas sa said siiamaani aru sellest? Et ma toon kohe ühe näite. Et mul oli üks inimene, kes ütles, et võõrastes keeltes rääkimine on lubatud ainult siis piibli põhjal, kui on tõlgendus. Aga muidu ei tohi. Et kui on nii, et sa tõlgitsed või keegi teine tõlgitseb seda, siis see on õige. Aga kui tõlgitset ei ole, siis see on vaenlasest. Siis see ei ole õige. Ja ta räägib seda. Ja mina mõtlesin, et kuidas ta ei näe. Et mina loen piiblit ja ma saan aru, et on 2 erinevat võimalust. Ma võin isegi selle kirjakoha teile ette lugeda igaks juhuks. Et on 2 erinevat võimalust ja see ongi siis see, et kuidas ma siis nii-öelda parasjagu olen, et kui ma räägin koguduse ees, hakkan võõrastest keeltest rääkima, see on selge, et peab olema tõlgendus, sest mitte keegi ei saa aru, mida ma räägin, muidu kui tõlgendust ei ole ja selle asjal ei ole mõtet. Et ma loen näiteks sellise kirjakoha, 1. Korintlaste kiri 14 peatükk ja võtame 28 salm. Ja siin öeldakse siis nii, aga kui tõlgitsejad, no ma ütlen 27. Kui keeltega räägitakse, siis rääkigu 2 või kõige rohkem 3 ükshaaval ja 1 tõlgitsegu. Nii. Aga kui tõlgitsejat ei ole, olgu rääkija vaid koguduses ja rääkigu iseenesele ja Jumalale. See on nagu väga selgelt öeldud, et kui sul ei ole tõlgitsejad, siis ära mine koguduse ette keeltes jutlust pidama, eks, vaid räägi Jumalale, oma ette. See on sinu üles ehitamiseks, eks ole. Su vaim ehitab üles. Sa räägid saladusi otse Jumalale. Sul ei ole vaja siis tõlgitsejad, kui sa oled üksinda ja palvetad oma palvekambris keeltes. Sul ei ole vaja tõlgitsejad, siis see on hoopis teistsugune keel. Aga teine on siis see, kus sa vajad tõlgitsemist. Minul oli, ma olen seda vist rääkinud ka, aga see oli väga tore juhtum, kus ma rääkisin puhast leedu keelt ükskord. See oli nüüd see, mis koguduse ees on rääkimiseks. Ma ei läinud nüüd Leetu ja hakanud leedu keeles jutlustama, saate aru. Ma olin ühel konverentsil Leedus oma abikaasaga ja sain seal püha vaimu täis ja kukkusin pikali. Üks võimas inglise jutlustaja seal teenis ja ma olin siis pikali seal keset seda saali ja tunnen nii tore Jumala ligiolu kõik. Ja teen silmad lahti ja järsku vaatan, üks igane habemik on minu kohal ja niimoodi täitsa lähedal kohe vaatab. Ja ma mõtlesin, et kas see nüüd Peetrus või kes see on siis niimoodi järsku siin taevastes ilmutustes. Aga tuli välja, et see oli üks Leedu vanem mees, üleni karvane ja tema tuli nüüd huviga kuulama, et kuidas mina nii aktsendita leedu keeles räägin. Oma ette ma palvetasin puhtas leedu keeles ja tema sai kõik aru. Ma saingi selle, et ma rääkisin reaalses keeles ja oli inimene, kes sellest aru sai.
ja siis ma panin silmad ruttu kinni, et see karvane ära kaoks. Ja kui ma uuesti lahti tegin, siis vaatasin, et ta on juba minu mehe juures ja räägib ja seletab seal kangesti. Mõlemad seletavad ja vehivad kätega kusjuures. Ja siis, kui ma lõpuks sinna läksin, siis püüdis minu mees talle selgeks teha selle mehele, et kuule, et minu naine pole elu sees leedu keelt õppinud ja ta ei oska leedu keelt. Et mis juttu sa räägid on, ja ta räägib leedu keelt. Aga see mees isegi rääkis pärast, mida ma olin siis rääkinud. See oli konkreetselt tervenemise Anni pärast. Ma olin nagu, see puudutas tervenemise Andi. See, mida ma siis leedu keeles olen rääkinud ja mingisuguseid ka haiguse vaimudest olin nii-öelda siis kuidagi targalt rääkinud seal midagi, mis ma ise ei saa midagi aru, eks ole. Kahjuks, et ta mulle ei rääkinud. Nii, et see on üks võimalustest. Aga teine on see, kui sa oled oma palvekambris. Ja nüüd mina vaidlen selle mehega, kes siis nagu püüab mulle selgeks teha, et see on vale. Et kui mina üksinda palvetan keeltes, siis see on vale asi. See on vaenlasest. Ma ei hakka isegi ütlema seda 2 sõna, eks ole, välja. Ja siis ma mõtlen, et ta tunneb piiblit väga hästi. Kuidas ta ei näe seda? Kuidas ta ei saa aru sellest, et siin on 2 erinevat varianti? Ja ta ei saanudki aru. Ja siis ma tükk aega mõtlesin. Ja ma loen piiblist ja ma saan aru, et inimesed võivad olla pimedad mingite asjade suhtes. Ja juhtub selle tagajärjel see, et sul on nagu mingisugused moonutamise prillid ees, piltlikult öeldes. Et kui sa loed ilma prillideta, siis Jumala vaim tõlgendab ja räägib sulle vabalt. Aga kui sa paned mingisugused moonutatud prillid ette endale, siis sa näed ainult neid kirjakohti, mis kinnitavad sinu doktriini, aga mitte ei too esile kogu tõde. Et kui sinu näiteks koguduses on doktriin, et keeltega rääkimine ei ole õige, siis sa märkadki kõiki neid kirjakohti, mis seda justkui kinnitavad, aga sa ei näe tõde. Sellepärast, et tõde saab tuua sinuni ainult püha vaim. Ja selle pimeduse meie silmade pealt ja kõrvade pealt saab vabastada ainult püha vaim. Et me tunnetaksime tõe ja tõde teeks meid vabaks. Et me saaksime aru, mida tegelikult Jumala sõna tahab meile öelda. Ja ma arvan, et meil on paljudel selliseid asju, kus me mingis asjas oleme võtnud omaks mingisuguse õpetuse. Näiteks mulle üks teine inimene kunagi ütles, kirikus ei tohi naerda. Ma ei mõtle isegi praegu pühas vaimus naermist, vaid ma mõtlen, et üldse ei tohi, isegi kui keegi räägib, nalja viskab või midagi, nagu ikka tehakse, eriti mõned välismaalased tulevad alati, teevad ühe kristliku anekdoodi, et siis on nagu vaba mõhkkond ja kuidagi nii. Et isegi seda ei tohi teha, et ei tohi naerda. Ma ütlesin, kus see piiblis on? Ma ei tea, kus see piiblis on, aga see konkreetne inimene, piibliõpetaja ütles niimoodi, et ei tohi naerda. Ma ütlesin, et aga minu piiblis ei ole see kirjas, et Jumala sõna või seal kogudus ei tohi naerda. Ta ütles niimoodi, aga võib-olla tal on teine piibel. See oli nagu see lõplik vastus siis. Jah, aga tegelikult on need tõsised asjad. Kust tulevad sellised arusaamad? Mingisugune religioosne arusaam või on see mingi kontrolli või on see isegi mingisugune moonutatud arusaam? Teate, kust see tuleb? See tuleb sealt samast 1. Moosese 3. See on vaenlane, kes ei ole loobunud, et kogu aeg mingi vint sisse visata, sellepärast, ma ütlen kohe miks, et me jõuaks ühisele usule. Sest kui me jõuame ühisele usule, mis siis juhtub? Siis me kasvame suureks, ütleb piibel. See on nüüd päris tõsine asi. Nii kaua, kui sa ei ole ühisele usule tulnud, oled sa kellegi poolt, arvad, et sellel on õigus ja sellel on õigus ja sinul ei ole, temal ei ole. Sa kogu aeg valid pooli tegelikult, sa joondud kellegi järgi, kellegi õpetuse järgi. Aga kas see on sinu arust okei? Ja mis selle põhjus on? Ma loen ette kirja kohe 1. Korintlaste 3. Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetimatele lausa Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei talunud sellel ajal ega talu veel praegugi. Te olete ju alles lihalikud, sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te ole lihalikud ja käitu inimeste taoliselt. Sest kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolt ja teine ütleb, ma olen Apollose poolt, siis eks te ole nagu inimesed kunagi.
mis on siis Apollos või mis on Paulus, mis muud kui käsilased, kellede kaudu te olete saanud usklikuks ja seda mööda, kuidas issand kummalegi on andnud. mina istutasin Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. nõnda ei ole siis midagi see, kes istutab, ega see, kes kasvab, vaid Jumal, kes laseb kasvada. ja kui me jõuame nagu sinnamaani välja, et me saame aru, et Kristus on surnud terve inimkonna eest ja kõik, kes on teda vastu võtnud, kuuluvad tema ihusse. ja Jumala eesmärk on see, et me tuleksime ühisele usule, sest siis on meil üks meel. ja siis me oleme väga-väga vägev löögirusikas vaenlase nii-öelda jahimaadel, kus ta tahab kogu aeg meid loksutada. kas te saate aru, et tema eesmärk on, et me ei kasvaks suureks, et me jääksimegi nii-öelda lihalikeks, kes söövad seda piimatoitu, joovad seda piimatoitu, kes vaidlevad, kes on ühe poolt, kes on teise poolt ja nii edasi. ja see toob kõik selle esile, et me jäämegi vaimulikuks lasteaiaks. et miks ma hakkasin nagu peale sellest kõrgistuste teemast, miks ma algasin sellest, et Jumala sõnale tuleb audit teha ja vaadata, kas sa tegelikult see, mida sa usud, on kooskõlas Jumala sõnaga üldse. või on kuskilt tulnud mingisugused aganad sulle sisse, mis tegelikult lahjendavad, mis lämmatavad, sellepärast et Jumala sõna on relv. ja kui püha vaim nii-öelda ilmutab seda ja sa räägid pühas vaimus välja Jumala sõna, siis sõna ütleb, et see ei tule mitte kunagi tühjalt tagasi. ta teeb selle töö ära, milleks ta on läkitatud. sellepärast oligi nii lihtne jüngritel, kui me loeme piiblist, et nad läksid ja imed ja tunnustähed sündisid, väga lihtsalt sündisid. Nendel, ma kujutan ette, oli vastupidi, et kui midagi ei juhtunud, siis oli midagi imelikku. ma olen täiesti kindel selles. et siis nad hakkasid mõtlema, et mis jama see nüüd, et juhtunudki midagi. Nad olid täiesti kindlad, et Jumala sõna, kui sa räägid julgesti, siis Jumala vaim tuleb ja imed tunnustähed sünnivad. Aga need asjad ei sünni, kui sa räägid iseenda sõna või iseenda arvamust või tõlgendust või midagi sellist, et kirikus ei tohi naerda. Mis tähendab, et kirikus ei tohi naerda? Ma räägin teile hea loo. Ma ei räägi seda kõige hullemat lugu. Seda ma ei ole valmis veel rääkima, kuidas kirikus naerdi, aga ma räägin selle loo, kus ma olin ühes väiksemas koguduses ja teenisin seal ülistuses. Ma ei tea, kuidas ma seda sattusin, sest ma ei ole üldse ülistajaks kutsutud, aga ma pidin seda tegema ja siis oli seal üks külalisjutlustaja, kes palvetas inimeste pärast ja need said kõik püha vaimu täis. Ja mina olin ainuke, kes ei saanud, sellepärast, et ma olin klaveri taga, pidin klaverit mängima terve see koosoleku aja, kus kõik olid seal nii rõõmsad ja palvetasid ja kukkusid maha püha vaimu väes ja mina muudkui lasin seal vaikselt niimoodi. Ja mõtlesin, et huvitav, et ma vajaks ka nii väga palveta, et ma ei saagi üldse. Ja siis lõppes see koosolek ära ja ta ütles, sina ka siin, et ma palvetan lühidalt sinu pärast. Mõtlesin, väga tore, et natukenegi saaks. Pani käed korra peale, palvetas. Siis läksin sõbrannaga, läksime sööma kuskile, seal samas oli, üle tee oli mingisugune söögikoht või pubi või ma ei tea, mis asi see oli pühapäeva hommikul, või pühapäeva päeval nii-öelda, kus sai süüa. Ja mina ei tundnud mingisugust naeru ega rõõmu või sellist asja nii väga ja läksin selle leti taha ja järsku tahtsin tellida toitu ja mul kadus kõnevõime ära. Äkki, mul on seda enne ka juhtunud. Siis on asi hakkab päris metsikuks minema ausalt öeldes, kui kõnevõime ära kaob mul, ma tean seda juba. Ja ei saa rääkida. Ja siis juba siin sõbranna müksab, et telli siis inimene ootab on ja mul ei tuli ühtegi sõna suust välja. Ma ütlesin, okei, et ma tuli siuke mõte, et lähen korraks õue, et tuulutan ennast, et ma ei tea, mis asi see on, et ma ei saa rääkida, et ma pean minema. Ja hakkan sinna väljapoole minema ja juba tunnen vaikselt, põlv hakkab nõtkuma niimoodi. Kas püha vaim hakkab täitma. Tunnen täitsa nagu purjus tunne tuleks. Kohe selline jõnks käib seest läbi ja siuke, vaata meri on juba põlvil ja julgus tuleb sisse ja eks maailmas ju ka on proovitud muid asju ja on aru saama, mismoodi see toimib. Ja nüüd püha vaim täidab mind niimoodi. Ja ma mõtlen huvitav, et ma lähen mida kaugemale, ma nüüd siis paari, et siis lähen õue poole ja püha vaim nii täidab. Ja siis tuli üks mees ukse peal vastu. Ütleb, oi, nii rõõmus kohe pühapäeva hommiku. Kust te tulete? Ja sel hetkel läksid mu keelepaelad lahti. Ma vaatasin talle otsa ja ütlesin, et kirikust tulen.
nii lahe on, nii tore on, jess, amen, halleluuja. siis ta vaatas mulle, okei, ma ei ole kuulnud, et sellised kirikud on. Sest vaata, kirikus ei tohi ju naerda, eks ole. Ma ei ole kuulnud, et sellised kirikud on. Et kus see siis on? Ma ütlesin, no see Tallinnas on ja siin on ka, noh, see ei olnud Tallinnas, kus ma olin. Siin on ja Tallinnas on ja kas sa mõnda aadressi tead, et ma armastan ikka mõnikord napsu võtta, aga ma ei taha tegelikult napsi võtta, et ma tahaks nagu ka sellist nagu ehedat rõõmu. Et ei ole ju joonud midagi. Ma ütlesin, et alkoholi ma küll ei ole joonud, et ma olen täis püha vaimu ja tema rõõmu ja tead, pikk jutt lühikeseks, ma kuulutasin kõige ehedamat evangeeliumi talle seal paari ukse vahel ja lõpuks, kui ma ei lõpetanud, see mees ütles mulle nii, aadress, telefoninumber, kuhu ma lähen, ma tahan kogudusse minna, ma tahan sedasama Jumalat, kes sinu sees elab, ma ei taha mingit muud. Ma ütlesin, no vot seda Jumalat enam ei saa, see on juba minu sees, okei, see oli, aga et jah, ja tead siis, mis see mees tegi? Eks ta tuli pead parandama muidu. Ta lõi käega, ütles, ma ei taha üldse paari. Läks ukse pealt tagasi, läks minema, ma ei tea, kus ta läks. Mina rohkem ta ei näinud. Ja minul see purjus olek kadus ära ka sel hetkel siis. Ja ma sain tagasi minna sinna ja tellida endale sööki ja süüa ja koju minna. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et kirikus ei tohi naerda. Ei tohi rõõmu täis saada. Ei tohi, no peab hästi vaikselt olema. Nagu meie see piiblikooli direktor ütles kunagi, et keegi oli öelnud talle, et ma käin ainult kord kuus kirikuses, nad on nii kurvad seal kõik, et ma ei kannata rohkem välja, et selline tõsidus ja vabadus on, et ma käin ainult üks kord kuus. Aga mis see tähendab? See tähendab seda, et me piirame Jumala vaimu. Me piirame püha vaimu ja väga paljud inimesed, uskuge mind, ma olen omal ajal käinud peaaegu kõik suuremad Eesti kogused läbi, väiksemad ka. Inimesed kardavad püha vaimu. Sellepärast, et neid on hirmutatud, neid on teistmoodi õpetatud, nendel on aganaid sisse söödetud, et mine tea, äkki sa saad midagi valet või äkki kuidagi ei tea ikka, mis asjad juhtuvad, et siis läheb käest ära. Ma tean, isegi üks pastor ütles nii, ei saa lasta väga palju püha vaimu tulla, asi jääb käest ära minna. Aga mille pärast Jeesus suri? Ta suri meie pärast. Ja läks üles isa paremale käele ja ütles, ma ei jäta teid üksi, ma saadan teile püha vaimu, ma saadan teile teise trööstija, ma saadan teile teise lohutaja, kes tahab olla teiega igavesti. Milleks ta selle saates siis? Et me oleksime tema tunnistajad, apostlite teod 1.8. Ja me saaksime püha vaimu väe, et olla tema tunnistajad. Seda ei anta meile lihtsalt enda mingisuguseks heaks tundeks. Jumala vaim on see, kes on tulnud Jeesuse asemele ja keda meie peame lubama nii-öelda töötada oma elus just nii, nagu tema soovib. Mitte nii, nagu mingisugused kõrgistused või doktriin meid kogu aeg piirab. Jah, loomulikult mul mõistus läks endal ka lühisesse, kui ma seal selle vennaga seal paari ukse peal põlvnutkus, keelnutkus. Noh, ega see ei ole lihtne sinu mõistusele, sellepärast, et sa tahad ju väga korralik ja välja peetud ja rahulik naisterahvas olla, et keegi midagi imelikult ei mõtleks. Aga ma sain aru, et ma ei oleks iiagi saanud julgust võõra mehega niimoodi rääkida, nagu ma rääkisin. Ja tema poleks näinud ilma püha vaimuta seda rõõmu minu sees. Kui ma ütlesin, et Jeesus maksis ka sinu eest. Sa võid täpselt samamoodi olla, sa ei pea viinast olema juua täis, sa saad olla pühast vaimust juua täis. Sa unustad üldse ära, et alkohol on olemas, sellepärast, et keda poeg vabaks teeb, see on tõeliselt vaba. Ma poleks elu sees läinud võõra inimese juurde, kes tuleb pead parandama pühapäeva hommikul kuskile baari, sellist asja ei julgenud rääkida. Kas ma räägin teise loo ka veel? No te olete kõik kuulnud kõiki neid lugusid, eks nüüd tulevad uued lood varsti, aga et see teine lugu on esimese sarnane, aga me käisime Saaremaal aastakümneid tagasi, varajases nooruses. Käisime vendadega Saaremaal evangeeliumi kuulutamas. Ja me tegime seal mitu päeva selliseid evangeelseid üritusi ja kõik oli tore. Aga siis ühel õhtul olime siis Kuressaares, olime seal kirikus ja
minul oli vaba õhtu, mina ei pidanud see õhtu rääkima ega palvetama ja olin lihtsalt kuulaja rollis pidin olema. Ja siis ma mõtlesin, et noh, kuulaja rollis, et siis ma panin endale ilusad kirjavad riided selga, mingi ilus helelilla kostüüm oli, ma mäletan, ja lõin ennast nii-öelda lille seal ja istusin siis seal koosolekusaalis. Ja siis see, kes koosoleku juht oli, tuli äkki ülistusaeg mu juurde, ütles, et mul tuli just praegu südamesse, et sa võiksid 10 minutit oma tunnistust rääkida. Lühidalt, et kuna mul on selline teema, et noh, ka sihuke suht evangeelne üritus, et räägi lihtsalt 10 minutit, mitte rohkem. Ja ma ütlesin, no okei, 10 minutit, ma pole küll valmis minema täna niimoodi rääkima ka lillade riietega, aga no okei, tavaliselt ikka vaata kirikus peavad olema hästi range ja kõik nii, et noh, ei tohi olla muud ja et siis kuskil tagaplaanil, ma ütlesin, okei, ma lähen teen 10 minutit siis. Siis mõtlesin, et noh, 10 minutit, ega sellega jõuab rääkida. Aga läksin siis, hakkasin lavale minema, ja siis ta tuli uuesti mu juurde. Ja ütles, et aga tead, kui püha vaim veel midagi annab öelda, ma annan sulle vabad käed. Sest temal pidi tulema mingi 1,5-tunnine jutlus, mida ta oli välja kuulutanud, konkreetne teema. Ja ma ütlesin, nojah, vabalt, et püha vaim täna midagi ütleb, sest see nii huvitav teema, millest see inimene pidi rääkima hakkama, siis see koosoleku juht. Ja ma läksin siis sinna lavale ja mu kõrval oli siis see süntesaator, ülistajad olid just lõpetanud. Ja siis võtsin mikrofoni ja tahtsin rääkima hakata. Ja jälle tunnen, et mingisugune imelik joobesolek hakkab äkki tekkima. Aga sel hetkel ma ei olnud üksinda mingisuguse mehega kuskil baari ukse peal, vaid seal istus vähemalt 200 baptisti. See ei vaja ilmselt kommentaare, ma väga armastan baptiste. Aga kui tuleb, kuna meil oli kuulutatud välja evangeelsed koosolekud sellise plakatiga, mis oli terve linn, oli täis kleebitud, et endine narkomaan, endine playboy, endine joodik, endine sensitiiv, endine löömamees. Me olime 5 seal. Mina olin siis endine sensitiiv, aga keegi ei teadnud ega nime pannud ju all, kes on löömamees, kes on joodik. Ja nüüd järsku läheb siis helelillade riietega, isegi väike make-up oli võib-olla peal siin omavahel öeldes, läheb siis sinna lavale, läheb siis mingi naine, eks ole, naiskõneleja ja ilmselgelt ei ole päris kaine. Ma ei olnud loomulikult pruukinud alkoholi, ma tundsin, ma täitun jälle püha vaimuga, aga need inimesed, kes saalis olid, need väga austatud ja armastatud baptistid, nemad ei saanud aru sellest, kas ma olen see endine joodik, kes ei ole vabaks saanud või narkomaan või kes ma siis olen. Ja nad vaatasid kõik surntõsiste nägudega mind. Kulm oli kortsas ja niimoodi lihtsalt nagu tardusid mind vaatama, et mis nüüd juhtuma hakkab siin koguduse laval. Ja vaadake, teate seda, et kui naerda ei tohi, siis läheb iga asi naerma, eks ju. Ja kui ma neid nägusid nägin, siis mõtlesin, issand, anna mulle armualastust, et ma praegu lihtsalt hakkan kõva naerma. Ma ei saa, sest need näod olid nii tigedad ja ehmunud ja mitte tigedad, aga sellised nagu ranged, ütleme siis nii. Ja siis ma vaatasin, piilusin, mis mul need teised kaaslased esimeses reas siis tegid. Ja siis see koosoleku juht niimoodi noogutas, noh, hakka rääkima, eks ole. Ja mina ei saa, nii lõbus on, et ma tunnen, et kui ma suu lahti teen, siis ma hakkan kõvega naerma lihtsalt mikrofoni. Lihtsalt jään. Ja lõpuks võtsin kokku ennast, sest prohvetite vaimud alluvad prohvetitele, võtsin mikrofoni ja tahtsin hakata oma tunnistust rääkima. Aga jutt hoopis teine tuli välja. Ja see tuli väga range sõnum Jumalalt, prohvetlik sõnum kogudusele konkreetselt. Ja see oli väga range sõnum ja see sõnumi sisu oli see, et kui te ei pane esikohale evangeeliumi ja ei tunne valu selle maailma pärast, siis ma puhun ära teie küünala. Kustutan ära selle lihtsalt. See on väga tõsine sõnum tegelikult. Ma vean suga kihla, sa ei lähe ühele baptistile ka seda rääkima vaile peaga. Sa ei lähe, sellepärast, et see on väga tõsine sõnum, kui sa lähed ütled niimoodi.
et te ei ole evangeeliumi pannud esikohale. Te ei tunne valu inimeste pärast, kes hukkuvad iga päev kogudusena. Te käite nagu klubina koos, aga tegelikult maailm on väljaspool. Ja mida piibel ütleb? Minge kogu maailma. Piibel ei ütle, et oodake, kuni maailm tuleb teie juurde. Ta ei ütle seda, et oodake kuskil nurga taga ja maailm tuleb varsti teie juurde, siis ta saab päästetud. Ei, ta käsib meil minna maailma kuulutama. Ja see sõnum oli niivõrd tõsine, et igaüks saalis sai aru, et Jumal rääkis. Et see ei olnud nüüd, et inimene ei ole kaineks saanud, vaid püha vaim lasi ennem täituda, et mul raamid maha kukuks, hirm maha kukuks, sellist sõnumit üldse võib-olla öelda. Kui sa küll seal kuulad praegu, mõtled, et mis sa siis ikka öelda on. Mille seisa nende baptistide ees, siis sa räägid nagu teist juttu, eks ju. Ja mitte ainult baptistide ees, see võib olla ükskõik missugune kogudus, kes võib-olla ei arva, et püha vaimu täis naisterahvas helelille kostüümiga ja punaste huultega peaks üldse rääkima kuskil. Et selles mõttes, et see oli väga selline jumala vaimu puudutus, sõnum ja mis juhtus, siis tuli koosoleku juht lavale ja ütles, et koosolek jääb ära. Täna ma ei jutusta üldse mitte midagi, nüüd me hakkame palvetama. Jumala vaim on juba nii kohal, et siin ei ole vaja enam midagi rääkida. Ja meil mingi üheni öösel oli see palveteenistus ja palvejärjekord. Terve saal tuli ette põhimõtteliselt. Ja kuna see oli ka raadio otseülekanne, siis need ka, kes raadios seda kõike kuulasid, Kuressaare pereraadios, siis need juba ka tulid igalt poolt, sõitsid juba kokku, nii et see asi läks nagu väga metsikuks. Aga mis oli selle algus? Algus oli see, et me lasime pühal vaimul tegutseda, nii nagu tema tahab. Sellepärast, et me viiekesi olime ennem kokku leppinud, et me ei sea mingeid raame. Me teeme oma kava ja plaani, aga kui Jumal otsustab teistmoodi asju ajada, siis me järgime teda. Me oleme täielikult paindlikud. Ja see oli nagu üli oluline, et Jumal saab maad. Ja kas te usute, et Jumal tahtis seda ükskord kuskilt kaugel teha? Ei. Ta tahab seda teha siin ja praegu. Ta tahab seda teha Eestimaal. Aga seal on ainult see võti, et me laseme välja rookida Jumala vaimul enda seest need aganad, mis tegelikult meie identiteeti Kristuses lämmatavad, moonutavad, ei lase tunda vabadust, panevad meid süütunde alla, panevad meid hirmu alla. Nad ei lase meil tegelikult hingata valest. Kas on kunagi, ära tõsta kätt, ma ei seda ei palu. Kas on keegi, mõtle lihtsalt enda sees, kas keegi on kunagi tundnud, et äkki Jumal ei armasta meid? Sa ei pea vastama, ma ei tahagi, et sa vastad. Aga ma arvan, et selliseid inimesi on väga palju, kes lasevad tunnetest ennast juhtida. Ja sellepärast ma rääkisingi, et Jumala sõna on kaheteraline mõõk. Et kui sa võtad Jumala sõna, siis ta tegelikult lõikab ära sinult need valed emotsioonid ja valed inimlikud arvamused, kuidas sina ennast Kristuses näed. Ja ta toob esile selle puhta asja, kuidas Jumala sõna tegelikult sinu kohta ütleb. Kes Jumal tegelikult sinu jaoks on, mida Jumala sõna tegelikult su kohta räägib. Ja kui sa lased need välja rookida ja annad pühal vaimul maad, siis sa näed, mismoodi Jumal tahab sind kasutada. Kuidas Jumal tahab kuulutada evangeeliumi, kuidas ta tahab viia sind ükskõik kuhu, peaasi, et inimesed saaks vabaks. Aga see kõige tähtsam asi on see, et me laseme Jumala sõnal nii-öelda puhastuda enda sees. Et me ei arvaks, et kirikus ei tohi naerda või keeltega ei tohi palvetada või et me laseme välja rookida kõik need asjad, mis on tulnud kohalt. Ma tean, et on hästi populaarne. See jutt nüüd kindlasti ei meeldi paljudele, mis ma nüüd ütlen nii kiiresti lõpetuseks. Kui mul enamus asju jäi kõik rääkimata, eks ma järgmine kord räägin edasi, siis kui armu antakse. Lihtsalt tulid need kogemused vahele, ma tundsin, ma pean nüüd rääkima, sest see on nagu hästi julgustav, ma usun, kui me mõistame tegelikult, kuidas Jumal tahab kasutada. Aga see jutt nüüd kindlasti ei meeldi kõigile, et üks asi ka, mis ma siin mainisin, et me ei kasva suureks, kui me jääme piimatoidu peale. Ja piimatoidu peale tahetakse meid jätta just sellepärast, et me ei saaks täisealiseks Kristuses.
ja kogu aeg oleksime kõigutatavad õpetuste tuultes, et meie sees ei oleks kindel identiteet Kristuses, et me tegelikult ei saaks ilmutuslikult aru, kes me oleme Kristuses, kes on Kristus meis ja sellega kogu aeg tegeletakse, et seda tegelikult lämmatada ja proovida siis ära röövida meie käest. Seda on tehtud kogu aeg ja seda tehaksegi just nimelt nende aganatega, mis tulevad. Et kui ma olin noor kristlane, siis ma ei saanud ju koguduses päästetud ja ma ei läinudki alguses kogudusse mitmed kuud ja mul Jumal kasutas, ma ei tea, kas oli üldse mõnda palvet, kus vastust ei tulnud. See ei olnud lihtsalt beebiarm. See ei olnud beebiarm, ära arva, et see beebiarm oli. Ma uskusin Jumalat, muide. Ma uskusin, et tema on oma sõna taga päriselt, sest ma ei tundnud selle peale, et äkki ta ei ole. Kuna ma olin taga värskelt kohtunud, ta oli andnud mulle võimaluse tulla uuesti tagasi, oli pannud templi passi, öelnud mine, ma andsin sulle andeks, siis ma ei tundnud selle peale, et selline isik kogu nii-öelda, kelle kohta piibel ütleb, et mulle on antud kõik meelevald taevase maa peal, eks ju, temale siis. Et tema võiks mitte hakkama saada kõige suuremate imede tunnustajatega. Ma ei tundnud selle peale. Ja asjad sündisid. Väga palju asju ma nägin imesid, eriti just tervenemises. Väga palju nägin tervenemise imesid ja ka enda puhul. Kui haigus ründas, seisin vastu Jeesuse nimel. Mäletate kõik seda lugu, kui ma seene vetsa läksin. Seenelisid hirmutasid ära, sest ma sõitlesin haiguse vaimu seal kõva häälega ja inimesed panid 2 lehte, tegelikult oli üks inimene seal, eks ole, kes oma korvi maha jättis ja jooksis meeletu mörgimisega minema, sest ma sõitlesin haiguse vaimu. Teate seda lugu või? Ei tea. Teate muidugi. Aga miks ma sõitlesin, sest mul oli 39 valavik ja mul oli kohutavalt halb olla. Süda oli ka nii paha, et täitsa krampis oli kõik seest. Ja ma läksin seenele, eks ole, sellise ilmaga, vihma sadas, külm ilm ja ma tulin välja terve nagu purikas, siis haigus ei tulnud tagasi. Aga Jumal ütles mulle ennem sõna, ta ütles, haigus on vaim. Mine, seisa, räägi temaga. Ära lihtsalt palu. Ma juba tegin kõik sinu eest. Räägi sellele vaimule, et ta lahkuks Jeesuse nimel. Ja see vaim lahkus Jeesuse nimel. Aga ta tuli tagasi 7 korda või 6 korda, ma ei mäleta täpselt. Nii kui seeni hakkasin korjama jälle kukil ja siis ma jälle panin täie hooga, eks ole. Karjusin, röökisin seal põõsastes. Ja siis üks seeneline, kes oli ka tulnud, väga hea seenehooaeg oli, kuuseriisikad ja puha, eks ole, no see sai täitsa, noh, ta pani sellise raginaga nagu mets iga minema sealt, eks. Aga miks ma seda räägin? Mul oli nii suur uska. Mitte lihtsalt uska, ma lihtsalt teadsin, kes on Jumal. Ja tema on oma sõna taga ja ma ei kahelnud sellest ühtegi korda. Ja siis ma jäin haigeks uuesti millalgi hiljem ja ma ei saanud enam terveks. Ma olen rääkinud seda väga palju, aga see on väga tähtis lugu. See oli kõige esimene kord, kus ma sain aru, mis tähendab uskmatuse seeme. Mis tähendab mingi seeme, mis tuleb kuskilt mujalt sisse. Ja ma ei saanud enam terveks. Ma olin peaaegu 10 päeva olin palavikus maas. Ja mina mõtlesin kohe, ma olen keest mingit pattu teinud. Kindlasti ma nüüd Jumala armust ilma. Ta ei armasta mind, on ju? Ta ei vastu ei palvele, ta ei armasta mind, eks ole? Sest meie teame laste vanematena, kelle lapsi on, et me ju kõik annaksime oma lastele. Tahaksime neile head teha, on ju? Eks ole, suurest armastust laste vastu, on ju. Jah, on ju. Et kui Jumal mind armastab, siis ta tahab ju mulle ka head. Ja ta ei taha, et ma kannatan, on ju. See on ju loogiline, eks. Aga ma kannatan ja olin haige ja väga pahali olla. Ja siis ma küsisin Jumalast, mis pattu ma olen teinud? Miks ma enam terveks ei saa? Kõik siiamaani olin mina, ma ei olnud ühtegi korda, nii kui haigus ründas, kohe läks minema. Ingel pani isegi teki peale. Tundsin ükskord, ma olin niivõrd külma värined hakkasin, mõtlesin nii kaua, kui ma nüüd tervist ootan, ma palun ühte teki juurde. Ja ma tundsin, kuidas tekk, füüsiliselt ei olnud näha seda, on ju, kuidas tuli üks nagu tekk taevast alla minu peale ja niivõrd soe ja mõnus oli alla. Ja siis Jumal näitas mulle, miks ma terveks ei saanud. Ja näitas mulle ühe inimese nägu, kes oli õpetanud piiblit. Väga tore inimene iseenesest. Ja kes ütles, et aga kõik ei saa terveks. Et Jumal tervendab küll, aga ei kujuta ette, ma nii usaldasin. Ma olin sisse söönud selle seemne. Ja see aga oli hakanud vilja kandma minu elus. See hetkel. See tervelemine ei tulnud enam esile, sellepärast, et üks aga oli tulnud. Ja tead, mis see aga teeb sinuga? See aga ütleb sulle,
aga kus sina tead, et sina oled just see, keda ta tahab terveks teha, sest kõik ei saa terveks. Mäletate? Jeesus ütles mulle, et kõik on võimalik, kui sa usud, et ma olen võimeline seda tegema ja sa usud, et ma tahan seda teha sinu jaoks. Ta ütles mulle häälega seda ükskord. Väga lihtne on ju. Ta on võimeline, aga ta ka tahab sinu jaoks seda täna teha, seda imet. Ja vot seal on nüüd see komistuskivi, kus see aga hakkab tööle. Ma arvan, enamus inimestel ei ole probleemi uskuda, et Jumal on võimeline tegema imesid. Väga suur imesid, eks ole, vaata, mis ta kõik tegi, käis vee peal näiteks, on ju. Ära järgi tee, aga üks tegi järgi ja natuke isegi käis, on ju. Kõik räägivad Peetruse kukkumisest, aga keegi ei räägi sellest, et ta ka päriselt käis mingid sammud, eks ole. Et ta ju ei vajunud kohe, on ju. Nii et selles mõttes Jumal ise näitas mulle, ta näitas mulle seda inimest, tuletas mulle meelde selle sõna, mis ta ütles ja ta näitas, et sa oled söönud uskmatuse seemet oma sisse ja sellepärast need asjad ei toimunud. Sa pead sellest lahti saama. Kuidas sa saad sellest lahti? Jumala sõna alusel. Sa sööd Jumala sõna ja sa saad selle alusel lahti. Aga kui sa oled söönud uskmatuse sõna, siis see ei ole alati kohe, see ei toimu alati kohe, sest see on nagu müstiline asi täiesti, mis hakkab nagu juurdi ajama sinu sisse. Ja siis, kui tuleb sul veel mingi olukord, millega sa pead olema silmitsi, siis ta eriti tahab meelde tuletada seda uskmatuse seemet sinu sees. Ja miks ma pean nii oluliseks seda, et tee oma usule audit. Vaata, kas kõik, mida sa oled sisse söönud, on üldse sõnaga kooskõlas või sa oled ahminud mõne väga tuntud jutlustaja käest mingeid asju, mida sa tegelikult ei ole läbi katsunud. Jutlustajad on samasugused inimesed, nad võivad ka mõnda asja valesti tõlgendada või omavoliselt tõlgendada. Meil on mõistuses ju kogu aeg see tõlgendamine. Kuna mul on täna väike tähtpäev, siis ma räägin teile 2 tordilugu lõpetuseks. Tordilugu number 1 oli see, et ma olin oma sünnipäeval kaugel välismaal, kus mitte keegi ei teadnud, et ma on sünnipäev. Ja seal, kus ma ööbisin, tuli siis maja perenaine hommikul, kui ma kohvi jõin ja tal oli käes väga suur imeline torjustu tort. See oli kohe tort, siuke suur 2 tort, hästi ilustate kaunistustega. Ta näitas mulle seda. Ja mina mõtlesin, et näed, ikkagi keegi on kuputanud, et mul on täna sünnipäev, et ta läheb ilmselt tööle praegu, aga õhtul saame siis süüa koos ja et nii armas, ma eriti tundnud seda inimest, ma vist 3 korda näinud elus. Ja mingite olude sunnil ma lihtsalt ööbisin tema juures kuskil kaugel maal. Ja õhtu tuli kätte ja ei olnud torti, ei olnud peremeest ega peremeest, mitte kedagi tulnud. Ja ma pidingi mingisugune juustuvõileibasi sööma ja ei toimunudki midagi. Ja siis mitmed päevad hiljem tuli välja, et ta oli tegelikult läinud oma tulevasele miniale külla selleks õhtuks, oli kutsutud nagu oma poja mingisugusele pruudile ja ta oli selle tordi teinud nende jaoks ja ta tuli lihtsalt näitas mulle seda torti, et ilus tort, mul on isegi pilt tehtud, kunagi hiljem ta tegi samasuguse tordi, et ta lihtsalt näitas seda torti mulle, ta ei teadnud, et mul on sünnipäev ja ta ei teadnud, et ma juba kujutasin ette, kuidas me õhtuse torti sööme. Ja mis see nüüd oli? Kas ma olin siis valest vaimust juhitud sel hetkel? Ei olnud. See oli tavaline meie mõistuse põhine loogiline järeldus sellest, et kui keegi sulle sünnipäeva hommikul näitab ilusat torti, siis mõistus läheb sealt juba edasi, et järelikult ta sai teada, et mul on sünnipäev. Täiesti vale tõlgendus. Ma jäin tordist ilma, ma jäin õhtust ilma, mingit sünnipäevapidu ka ei olnud, eks ole. Meil on siiamaani see siseringi nali selle sama naisega. Ma muide saatsin talle täna hommikul ka selle sama tordi pildi. Ma ei väsi talle seda meelde tuletamast. Pani mulle südame alla sinna, et tal on see lugu meeles, sest terve küla hakkas pärast rääkima ja naerma. Ega ei olegi vaja süüa torti, piisab ju näitamisest lihtsalt, et näita lihtsalt torti sünnipäeval inimesele ja mine söö ise ära kodus üksi, et miks sa pead teistele andma seda, eks ole. Et sõbralad orisevad siiamaani seda. Nii et see minu esimene tordilugu, miks ma seda ütlesin, kui ka jutlustaja tõlgendab midagi valesti omavoliliselt, ta on millegist valesti aru saanud, sest ta on inimene, ta ei ole kohe valest vaimust juhitud, aga kõik võivad eksida, kõik võivad mingist asjast saada oma mingisuguse nurgalt ja sellepärast ongi nii tähtis, et me ei karda, vaid me õpime läbi katsuma asju. Piibel ütleb, katsuge kõik läbi. On ju? Katsuge kõik läbi, me ei pea kartma, me ei pea kartma püha vaimu ilminguid, me ei pea kartma seda asju üldse, aga meid on õpetatud läbi katsuma. Nii, ja teine tordilugu oli see, kui ma olin noor kristlane, aga ma töötasin sellises kohas, kus ma nägin väga palju erinevate konfessioonide esindajaid
ja pidin siis nendega tegema saateid ja mul käisid seal kõik, ütleme, Eestis tuntumad konfessioonid. Selline saatesari oli, ma pidingi tegema erinevatest kogudustest nii-öelda saateid. Ja siis, kui ma need saated tegin, siis ma mõtlesin, et huvitav, et mul tundub, et igaüks arvab, et ta on kõige tähtsam. Ja teised ei ole nii tähtsad, aga nemad on kõige tähtsamad. Ja siis mõtlesin, et huvitav, et kuidas see nagu niimoodi on. Ja mitte lihtsalt, et nende kogudus, vaid igal kogudusel või ütleme, konfessioonil oli mingi oma sihta, mida ta toonitas. Nii et ühed arvasid, et ülistus on kõige tähtsam. Kui head ülistust ei ole, siis tegelikult see on mingi kogudus. Siis nad panustasid ülistusele ja ütlesid, et seal ei ole nii hea ülistus, meil on väga hea ülistus. Siis olid seal teised, kes ütlesid, aga jumal sõna õpetus on kõige tähtsam. Ülistus ei ole nii oluline, see ilus laulukene, aga õpetus jumal sõnast on kõige tähtsam. Kui sa jumal sõna ei õpi, siis see kuskil ka ei jõua. Kolmandad arvasid, et kõige tähtsam on see, kui sa oled kogu aeg püha vaimu täis ja tuld ja oled nii-öelda selline väga karismaatiline ja käid vaimus, hõljud ringi. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis ma nägingi pildi tordist äkki, kus oli palju torditükke. Aga see oli tervik ainult siis, kui nad olid kõik koos. Ja siis jumala vaim hakkas nagu rääkima. Siis niimoodi, et vaata, see ongi nende nõrkus. Tegelikult ma olengi andnud erinevate kogudustele, erinevatele nii-öelda kollektiivide osadustele, mis iganes, eks ju, piiblikoolidele. Ma olen andnudki nendele oma visiooni. Ja ma olengi näidanud, et see on selle nii-öelda koguduse jaoks konkreetselt antud, aga nad on teinud sellest õpetuse, et see on üks kõige olulisem asi. Nad ei näe tervet torti, nad näevad oma torditükki. Aga nad tegelikult jumala vaim tahab juhtida nägema neid tervet torti, et me oleme kõik erinevates rollides, erinevates ametites asetatud ihusse. Ja kui me töötame koos, kui me tuleme ühisele usule ja jätame tühised vaidlemised, siis me oleme see löögirusikas, kuhu me peame jõudma tagasi, et Jumal saaks imede tunnustähtedega kinnitada sõna ja me saame kõigile näidata, et meil on armastus siia keskis. Mitte mingid vaidlemised või üks on parem või teine on parem või nii edasi. Ei, Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ta lihtsalt on andnud erinevad visioonid, erinevad asjad ja loobume nüüd oma torditükist ja näeme tervet torti. Aktsepteerime ka teisi, kellel on teise nurga alt mingisugune lähenemine, aga nüüd miinus on selle juures. Ma nüüd lõpetan kohe juba, tõesti päriselt lõpetan ka, sest tort ootab. Ja tort on siin kõrval. Kahjuks me ei saa näidata seda, et siin ei saa kogu rääkida selle tordi kõrval. Tekivad juba mingid muud soovid. Et kui me õpime nägema tervet torti, siis see ei tähenda seda, et me lepime mingisuguste ütleme, mitte sõnaga kooskõlas olevate õpetustega. Et teatud mõttes ei ole iseenesest oikumeine paha asi, aga kui me ainult mõtleme, et keskendume Kristusele ja pigistame silma kinni muu asja suhtes, võib-olla mis ei ole jumala sõnaga kooskõlas, siis me ikkagi ei jõua ühisele usule, me ikkagi ei kasva suureks. See oli selle jutu mõte. Et Jumal tahab, et me kasvame suureks. Et ma ei tea, millal see juhtub, aga minu igatsus on see, et inimesed võtaksid täiesti eelarvamuste vabalt ja uuriksid Jumala sõna ja kohandaksid oma elu Jumala sõna järgi, mitte ei kohandaks Jumala sõna oma elu või doktriini järgi. Ja kui me võtame oma elud ja kohandame selle Jumala sõna järgi, siis te näete, et Jumala sõna mõõk hakkab toimima täpselt nii, nagu vaja on ja Jumal saab äratada inimeste südamed ja teha neid vabaks ja terveks ja kõike muud. Sellepärast, et see on tema jaoks väga oluline, et me oleme vaimu täis ja ei lase oma soovidel sõna mugandada, vaid oleme allutatud ise. Joondume ise sõna järgi tähendab, mitte ei nõua, et sõna joonduks meie järgi. Aamen.